Hea meel tervitada stuudios järgmist külalist, naist, kes on pagulastega kokku puutunud, ma arvan, rohkem kui, ma ei tea, keegi siin Eestimaal. Te olete käinud väga paljudes pagulaslaagrites abiks. Miks? Kuidas sa sinna sattunud oled? Kuhu? Ma olen siis käinud nii Liibanonis kui Kreekas pagulaslaagrites ja Londonis olen tegutsenud koos Süüria teadlaste ja aktivistidega. Aga see, kuidas ma sinna sattusin, ausalt öeldes ma täna enam ei oskagi kirjeldada. See juhtus ja nüüd see on mu elu. Kui sa Liibanoni pagulaslaagrisse läksid, mis sa arvasid, mis sind seal ees ootab? Tead, see, et ma ei osanudki midagi arvata, tegi selle kogemuse veelgi nii keerulisemaks, aga samas ka ilusamaks. Et ega enne Liibanoni minekut ma täpselt Süüria sõjaski täpselt aru ei saanud. Ning eks siis õpetades üle 120 naise, nende pealt ma siis õppisin ka aru saama täpselt, mida see sõda tegelikult tähendab individuaalsele inimesele. Et küll poliitikas tehakse sellest pagulaskriisist väga poliitiline, see tehakse väga poliitiliseks, kui tegelikult on ikkagi tegemist individuaalsete inimestega, kes seda siis läbi elavad. Too näiteks mõni lugu, kellega sa seal tuttavaks said, mis on selle inimese taust? Neid lugusid on tõesti jube palju, aga näiteks kui ma viisin siis läbi enda programme, kus õpetasin tüdrukutele visuaalselt ennast väljendama. Mis see tähendab? Selle eesmärk oli pakkuda neile viisi, kuidas nad saaksid tunda natukene normaalsust selle kaase keskel ja pakkuda neile sotsiaalset tuge, sest jah, seal lihtsalt nad peavad igapäevaselt välja mõtlema, kuidas sellel teatud hetkel hakkama saada nii-öelda. Ning nad on kõik selles mõttes ikkagi sõjajalust jooksnud, jätnud oma kodud ja seal pagulaslaagris. See on see seltskond seal koos. Just nimelt. Kuidas nad seda sõda kirjeldavad? Eks seda kirjeldatakse erinevat viisi. Tüdrukud näiteks joonistasid mitmeid pilte ja piltide peal oli siis näha haudasi, seal oli väga palju pisaraid, oli pilte tüdrukutes, kus pool nägu naeratas ja pool nägu nutis. Ja siis kirjutasid juurde, et see nuttav on nemad sisemiselt ja see naeratav on nemad väliselt. Et nad ikkagi iga päev üritavad seda lootust hoida, et ühel päeval elu muutub normaalseks jälle. Aga kahjuks Liibanonis seda varianti väga ei ole näha, sest hetkeseisuga... Üks päev võib olla väga kaugel, jah? See üks päev võib väga kaugel olla, et kuigi räägitakse, et Süüriasse tagasi mineku võimalus on, siis see on juba tõestanud see aasta mitu korda, et ikkagi inimesed, kes on Süüriast lahkunud, on Süürias riigireeturid nii-öelda. Ja ehk siis, kui nad sinna tagasi lähevad, siis nii neid ka koheldaks. Ja riigireeturitena koheldakse ka lapsi, kes on alaealised ja kes tegelikult ei ole ju sõjaga mitte kuidagi seotud ega süüdi selles. No siis sa ringiga üks hetk jõudsid tagasi Eestisse, eks ole? Ja ka me oleme ka seda pagulaste teemat siin käsitlenud riiklikult ja vähem riiklikult. Ega arvamusi on mitmeid. Kui sa tagasi tulid, mis sa kuulsid, mis sa nägid, mis siin Eesti ühiskonnas toimub? Eestlastel ei ole piisavalt informatsiooni, ma arvan. Et nagu ma ütlesin, see on tõesti väga poliitiliseks tehtud ja see inimlik osa sellest on ära unustatud. Ma ise naiivselt küll kujutasin ette, et kuna eestlane on kogenud sellist sama asja läbi enne, siis oskab ta kaasa tunda rohkem inimestele, kes praegu siis tulevad Süüriast, aga ma saan aru, et Eesti on veel ses suhtes väga noor, et erinevad kultuurid ja rahvused, et neil eestlast ei ole sellist kokkupuudet enne olnud. Ja hetkeseisuga, ma arvangi, et seda informatsiooni ei ole eestlastel piisavalt, et teha sihuke arukas, tasakaalukas arvamus. Sa siin oled ka Eestis samamoodi pagulastega kokku puutunud, kes on siia sisse rännanud, nende inimestega kokku puutunud ja hakkasid neid lugusid kokku koguma. Mis jaoks? Nüüd ma töötan selle kallal, et teha dokumentaalfilmi ja tegelikult see dokumentaalfilmi idee sai alguse minu vanaemast. Sest rääkides enda vanaemaga siis iga õhtu nendest lugudest, mida ma kuulsin. Tahaks kohe selle peal küsida, et algas vanaemast ja vanaema on tõeline Eesti naine või siis on temaga ka sisse rännanud? Ikka tõeline Eesti naine. Tõeline Eesti naine, nii. Kasvanud üles
Jõgeval näinud pealt küüditamist ise. Abikaasa oli juut, kes põgenes ka väiksena Venemaale, ehk siis läbi elanud on kõvasti ja nüüd temaga arutades see muutus ka ilmselgemaks, kuidas need kogemused Süüria inimestel ei ole sugugi nii erinevad, kui on minu enda vanaemal. Me vaatame ühe väikese, see ei ole tegelikult katkenud filmist, vaid see on sinu selline materjali kogum või mis oled praegu kokku kogunud, et anda aimu, mis seal filmis tulema hakkab. Üks päev siis me istume lõunad ja siis isa tuleb nii ruttu ja ta jookseb ja kardab. Pange riided kokku ja lähme Türgis. Ta ütles, et meie naaber, pahad inimesed lükkavad tema pea ära ja teine naaber lükkavad tema jalad. Isa ütles, et teed kõik on kinni, ainult Türgi tee on lahti ja me peame Türgi minema. Me mõtlesime mina ja õde ja tädi, et kui me olime 10 inimesed, me peame töötama. Mu vanus oli 12, 15 tundi ma töötasin. Siin on nii rahulikku ja kui me lähme magama, siis me magame hästi. Kui me olime näiteks Süürias, kui me lähme magada, siis me kaartsime, et mis juhtub täna öösel. Äkki nad viskavad pomba. Kas seesama Süüria tüdruk peab Eestit juba oma kodumaaks või ta mingil hetkel loodab, et ta saab oma, päris kodumaale tagasi minna? Seesama tüdruk põgenes Süüriast juba siis, kui ta oli ise 12-aastane, täna on ta 19 ning nemad läksid Türki ehk siis tema kodumaa on tema jaoks mitme riigi vahel, et ta räägib ka türgi keelt täiesti puhtalt, nüüd ta räägib väga ilusti ka eesti keelt, aga mida Eesti inimene, ma tahan, et ka näeks, on see, et kuigi seesama tüdruk on läbi läinud seda kohutavat jõhkrust, mis see Süüria sõda on olnud, siis täna on ta tõesti, ta on turvaliselt Eestis, ta käib koolis, kusjuures õpib endast palju noorematega, sest tal koolirada jäi ikkagi pooleli ja on 19-aastane tüdruk, kes siis täna on vist 7. klassis. Mis sa ise oled kuulnud enda kohta või kuidas inimesed reageerivad, kui sa ütled, et vaata, ma nüüd teen sellist filmi ja ma tahan, et eestlased mõistaksid, et sõda on sõda ja koleduste eest tuleb ära minna? No eks internetis on igasuguseid erinevaid kommentaare, aga mina isiklikult neile väga ei keskendu. See igasuguseid tähendab tavaliselt seda, et ei peaks üldse vaatama neid kommentaare? Ei peaks üldse vaatama, aga küll on aga juhtumeid, kus isegi minu tutvusringkonnas inimesed, kes eelnevalt on küsinud mult, et kas nad tulevad siis ainult selleks siia, et mugavalt laiseldes edasi elada, on tänaseks enda terve töökollektiivi palganud, kes siis koosnebki pagulastest. Et suhtumisi on täielikult muudetud, aga see sõltubki sellest, et kokkupuutest. Inimestel ei ole kokkupuudet nii palju siis pagulaste ja välismaalastega, aga nagu ütles mulle üks mu sõber, kes teeb sõjadokumentaalfilme, et kui sa seda näed, siis sa ka hoolid. Sinu film, mis ta pealkirjaks on? Nii palju, kui mina tean. Nii palju, kui mina tean, on selles staadiumis, et sul on mõttes valmis, sul on inimesed olemas, vaja oleks tegutsema hakata, rahaga on nadisti, aga hooandjas on võimalik hoogu juurde anda siis sinu filmiprojektile. Suur tänu täna tulemast. Aitäh teile.